Täna pärastlõunal teatasid Liibanoni uudisteportaalid, et võimud on vahistanud mehe, kes on seotud kolmapäeval Bekaa orus toimunud eestlaste rööviga. Siiski jäi see üürikeseks lootuskiireks, sest Eesti välisministeeriumi kinnitusel pole Majalla Anjari piirkonnas vahistatud meesrööviga seotud. Kohe-kohe on meil stuudios värsket infot jagamas välisminister Urmas Paet. Enne aga võtame kokku, mida uut on tänane päev pantvangiloosse toonud. Pealtnägijate kinnitusel suundusid röövlid 2 valge kaubiku ja musta Mercedesega Kfar Zabari linna poole. Erakorraline välisasjade komisjon kutsuti täna Riigikogus kokku selleks, et saada aimu, mida teeb Eesti riik omalt poolt 7 eestlase päästmiseks Liibanonist. Kahjuks pole keegi senini esitanud nõudmisi ega pole aimu, kes võiks olla röövimise taga. Spetsialistid, ennekõike Liibanoni julgeolekuteenistuste esindajad on ju rõhutanud, et tegemist oli professionaalse nii-öelda rünnakuga meie kodanike vastu ja nähtavasti tõepoolest nende marsruuti või nende liikumist jälgiti siis pikema aja jooksul. Inimröövi teema tõstatas peaminister Andrus Ansip täna ka Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel Brüsselis, kõneldes antud teemal eraldi nii Prantsuse presidendi Sarkozy, Inglise peaministri Cameroniga kui ka Euroopa Liidu välispoliitika juhi Catherine Ashtoniga. See tehtu on kindlasti maksimaalne, milleks Eesti riik on suuteline ja meil on ka õnneks mõjukaid sõpru ja liitlasi meie partnerite seas Euroopa Liidus. Samal ajal on aga eestlaste röövimisest möödunud juba üle 2 ööpäeva, mis on mitme eksperdi sõnul kriitiline aeg. Nimelt näitab kogemus, et kui selle aja jooksul röövijad nõudmisi ei esita, võib olukord venida nädalate pikkuseks. Ajalugu tunneb ka juhtumeid, kus on see intervall või see periood, kus nõuet ei esitata, endast teada ei anta päevade või isegi nädalate pikkune, nii et see ei ole tavapärane, aga see ei ole ka pretsedenditu. Sama Saale linna, kust eestlased rööviti, külastas 5 aastat tagasi ka Marko Mihkelson, seda küll suurema turismigrupi koosseisus. Kui sa vaatad suurema bussiaknast välja, käid isegi seal samas Saales kuskil restoranis söömas, siis võib tunduda, et kõik on rahulik ja sind oht ei valitse kusagilt, aga samas tuleb silmas pidada, et selles piirkonnas tegutseb väga palju nii-öelda mitteformaalseid grupeeringuid, kes ei allu võimudele ja seetõttu võib see oht tabada täiesti ootamatult. Täna öösel jõudis Liibanoni ka Eesti diplomaat, kes peaks aitama suhtluses kohalike võimudega, kuid kelle nime keeldub välisminister Paet avalikustamast.